Tallinna Ülikooli mängude laboris peamiselt uurime mänge, kuidas mänge tehakse, kuidas mängud töötavad ja mismoodi inimesed tegelikult lõbu tunnevad. Tudengid saavad prototüüpida, nad saavad ka väga palju 3D printida, nad saavad testida oma mänge, läbi teha oma uurimustöid ja teha katsetusi selles laboris. Mängude laboris on toimunud mitmeid õpilaste praktikaid, kus neil on võimalik õppida, kuidas teha mängude kunsti, kuidas prototüüpida eri tüüpi mänge ja loomulikult me alustame lauamängudest ja liigume edasi digitaalsete mängudeni. Olemas on meil arvutid, milles saab kunsti teha, digitaalseid mänge prototüüpida ja otse loomulikult ka komplektid lauamängude prototüüpimiseks, mis on siis kõige kiirem viis, kuidas mängude tegemist õppida. Peamiselt uurime, kuidas mänge teha, mängude olemust, kuidas õpimänge võimalikult hariduslikuks, kaasahaaravaks ja kompleksseks teha. Tehnoloogialaboris saavad omavahel kokku teadmised programmeerimisest, elektrist, elektroonikast ja seadmete ehitamisest. Üliõpilased saavad siin kokku panna oma projektid ja näha ka kohe, kuidas need töötavad. Huvitavamad projektid, mis siin laboris on valminud, on näiteks liikumispuudega lastele mõeldud mänguasjade kohandamine. Siis oleme tegelenud nutikate seadmete ehitamisega, mis jälgivad erinevate taimede kasvamist ja aitavad neil seda teha. See on siis kuni lihtsast nutikast lillepotist kasvuhoone lahenduseni välja. Ja lõpuks võib tuua ka sellise näite, mis on seotud hoopis kunstiga, et on olemas terve hulk erinevaid kunstiprojekte, mis on tänu sellele laborile muutunud interaktiivseks, kus siis vaataja ei ole enam lihtsalt passiivne tegelane, vaid osaleb ise projektis. Tarkvaralaboris saavad üliõpilased kasutada tavapärasest võimsamaid arvuteid. Näiteks on selles laboris treenitud erinevaid masinõppemudeleid, tegeletud fotogrammeetriaga ning loodud 3D-keskkondasid ja objekte. Lisaks sellele pakub see labor ka grupitööks sobivamat keskkonda kui näiteks tavaline arvutiklass. Hello and welcome to our User Experience Lab. This is where we conduct studies and conduct experiments. It's a controlled environment where we have gadgets like eye trackers, EEG devices, and electrodermal activity devices where we can actually run studies here without the interference of noise. Welcome to our Interaction Design Lab. Here we have a shared space that our master students use, that our academic staff use. And it's a dedicated space where we hold workshops. We also have HCI meetups that we have regularly where we bring people from the industry and presentations are held here. And we discuss these current topics on human-computer interaction. On top of that, we also sometimes run experiments here. And this space is basically dedicated for everyone and is shared amongst all of us, where we have silent booths here. We have a smart TV equipped here. And we also have some of our, let's say, laboratory equipment that we can sometimes use when necessary.